uuesti podcasti Noored ei viitsi vaikida. Jätkame sisuloojatega edasi mõjuisikutest rääkides. Olen täna kutsunud võib-olla väga värvikad siis sotsiaalmeedia sisutegijad. Meiega on liitunud täna Maia-Liis ja Mihkel. Tere tulemast. Ehk siis Gossip. Gossip, täpselt nii. Tere. Tere. No mis see Gossip endast kujutab siis? Transkribeerige see, et kas see on nimede kombinatsioon või puhtalt? See on väga hea meelelootus. Ei no Gossipi nimi tuli sellest, et minu perekonnanimi on Ossip Mihklil Kööbi ja siis mõtlesime mingit sellist ägedat nime, mis kirjapildis võiks ju meelde jääda. See on hea paralleel, nagu praegu Andrei Zevakin ja tüdruksõber tahavad avada salongi ja siis nad võtsid samamoodi oma perekonnanimedest lühendid ja ühendasid ära salongi nime jaoks. Mis nimi on siis? Jeze ilusalong. Jefimova ja Zevakin, ja no meil on Gossip. Ja Z tuli sellest, et tahtsime kuidagi päsääsi lisada, et oleks selline ägedam ja särtsakam ja peegeldaks seda sisu, mis me teeme. Aga kes või mis on Gossip, millega Gossip on hästi silmapaistev? Ma ütleks, et me teeme päris südamlikke, samas huvitavaid videoid. Et minu filosoofia on hästi see, et me teeksime videoid, mis mulle endale väga meeldiks vaadata ja mis mulle elevust tekitaks. Ja ma olen üsna kriitiline videote silmis, nii et kuigi ma vaatan meie vanu videoid, siis ma vahepeal vaatan, et no ma ei tea, vaata, et enam ei teeks selliseid, aga need, mis hiljuti on tulnud, siis need nagu löövad silma särama ja ma olen näinud, et ka päris paljudel teistel noortel. No selles mõttes see ju näitabki arengut, kui me vaatame oma vanu videoid ja näeme, mis asjad võiksid paremini olla, et see on ju alati positiivne asi. See näitab, et me oleme arenenud ja säilitanud oma kriitilist mõtlemist. No kindlasti jah, mingi 3 aasta pärast jälle vaatame, et no ma ei teagi, enam võib-olla ei teeks, aga... Ja mitte, et enam ei teeks, selles mõttes ma teeksin kõiki neid asju, mis me nagu tegime, aga kuidagi teeksin võib-olla paremini, targemini, osavamini, aga jah, hästi proovime sellist sisu teha, mis jääks meelde, et kuna tänases sotsiaalmeedia maastikul on palju ka sisu, mis sa lihtsalt scrollid ja ei jää meelde, mul tihti vaatan oma 15 minutit TikTok'i ja siis mõtlen, nagu proovin harjutada ennast mõtlema, et oota, mida ma just vaatasin, et mis asi oli see, mis mulle meelde jäi. Üks asi, et teha seda, et näha, millised videod olid ägedad ja mis jäid mulle meelde, et ise ka sotsiaalmeedia tegijana kuidagi õppida midagi võib-olla nendest. Aga... Ja see klassika, et ma scrollin, see on mu töö. No seda mitte, aga selles mõttes, et ja ka küsida endalt, et mitu videot nendest mitmekümnetest, mis sa võib-olla 15 minuti jooksul scrollid, mitu neist mulle meelde jäi. Vähe? Pigem vähe. Jõuame sotsiaalmeedia sisu ja kõige selle juurde peagi, aga Eesti rahvas ja ka mina kaasa arvatud, siis nägin Flooris teid, et kuidas teile meeldis see telekogemus? No... väikene spoiler, ma kukkusin esimesena välja ja see oli päris huvitav kogemus minna saatesse, mida tegelikult ma ikka jälgisin, vaatasin ikka episoode, elasin kaasa, aga mängisin diivanil kaasa ja siis läksin ja siis mu ainuke eesmärk oli see, et ma ei kukuks esimesena välja ja just ma seda tegingi. Et see oli suhteliselt koomiline. Mis minu meelest, mina väga kartsin ka esimesena välja kukkuda, siis kui see esimene mis ta on see juhumasin tööle läks, siis ma just raudselt selle mina ja raudselt ma lähen siit esimesena välja. Aga mida ma oleks kunagi arvanud, et on see, et Maia läheb, sest et ta, kui me seal diivanil seda kaasa mängisime, siis ta ikkagi oli nagu selles. Aga jah, kahjuks ta läks silmitsi reisimis justkui eksperdina, kelle eesmärk on kõik maailma riigid läbi reisida. Ja sellises mul oli teema populaarsed reisisihtkohad, mis on hästi magus pala paljudele ja ma arvan, seal mängib hästi rolli ka see elukogemus, et ma ütleks, et mu silmaring võib-olla ei ole väga kitsas, aga see, et ma Versailles lossi ära ei tundnud, oli ikkagi natukene
natukene piinlik, aga laval on ikkagi suur närv ka sees. Ma just mõtlesingi, et kas teil mõlemal oli see nii-öelda ekraani hirm või siis lihtsalt see nagu aja sees vastamise ärevus. Sest ma vaatasin, et näiteks Sinivee mähkis korralikult vastuste lugemisel. See minu arust kõik, kellega me suht rääkisime, kes midagi ütlesid selle nagu esinemise või esituse kohta või selle nagu duelli kohta, ütlesid, et see on nii palju raskem päriselus, kui telekas paistab. Ja et vead, mida kaasa arvatud mina laval tegin, ei ole need, mida ma võib-olla kodus teeks. Et palju keerulisem oli ja ma ei tea, ma ei usu, et see närvi pärast, ikkagi kindlasti mingi spotlight on peal ja on suur surve, et okei, nüüd on see hetk, kus ma pean väga hästi tegema. Siis see võib-olla ikkagi mingit sellist ärevust tekitas. Mul oli ainult kurb see, et nagu mulle üldse ei meeldi sellised mängud nagu alustuseks, et kui juba me selle kutse saime, siis mul tulid need flashbackid sellest, kuidas ma olen väike ja me mängime mingit Eesti mängu ja seal tuleb mingi asju ära arvata ja siis on see üks õige sõna, mida sa otsid taga ja siis sa ei tea seda ühte sõna. Ja need sa sundisid ennast mängima pigem seal olles. Nojah, seal see on vähemalt nagu... See oli äge, et teiste sisuloojatega olla. Ja see oli väga äge kogemus ja kõik, aga jah, mulle eriti ei meeldi see, et mingisugused siuksed umbkaudsed vastused loetakse õiged ja mingid mitte ja siis seal on nagu hästi raske kindel olla, kuna mul on ise väga siuke loogiline mõtleja justkui. Perfektsionist isegi võib öelda. Mitte nagu perfektsionist eluasjades, aga mulle meeldivad siuksed loogilised ja võrdsed strateegiamängud ja seal ma tunnen, et see on nagu sul võib seal vedada või siis mitte vedada. Aga sellepärast see ongi mäng. Sellepärast seda nii lõbus vaadata. Ja. See ongi selles, et kui oleks saade, kus me mängiks Katani, mis on väga strateegiline, väga strateegiliselt justkui võrdne mäng, sul võib väga kehv seis olla, aga sa saad ennast välja mängida sealt, siis... No seal strateegia algab juba alguses selles. Igates, jah, aga seal ikkagi... See on nii aus justkui nii strateegiliselt võrdne mäng, et seda polegi huvitav ju vaadata, et lõpuks me ju teeme ka videoid, ütleme nii, kui me mõtlemegi videoidee peale ja teame, et seal võib midagi väga kehvasti minna, näiteks keegi ähvardab, et kutsub politsei. See on väga ebameeldiv sellist hirmu tunda, et me ei teeks muidugi midagi illegaalset, aga lihtsalt meil on üks video, kus me vaatasime, kui palju me saame KFC sellist tasuta taastäitmist kasutada. Siis me läksimegi ämbrite ja kanistritega kohale, lihtsalt et teada saada, et mis siis, kui ma lähekski kanistrite ämbritega. Ja seal oligi see, et me teadsime, et võib-olla võidakse kutsuda politsei, kuigi me ei tee otseselt midagi illegaalset. Aga kuna me oleme siiski sisuloojad ja meil on ka tähtis, et videos juhtuks midagi väga ägedat, siis see, et kui keegi ähvardab, et kutsub politsei, see on üks parimaid asju, mis videos juhtuda saab. Just sellest väga ägedast sisust tahtsingi kindlasti rääkida, et olete igal pool sotsiaalmeediakanalis üleval ja tuhandete jälgijatega tõusnud siin aasta-kahega kindlasti. TikTok, Instagram, YouTube, et millest selline sisuvalik või suund noortele just eeskätt, kus see idee sündis ühiselt, jagate ju seda kanalit ja oma brändi. Et sa mõtled, miks me just selliseid videoid teeme? Miks te sellist sisu toodate ja kus see alguse sai just? Ma ütleks, et me teeme enam jaolt seda, mis tundub äge ja nagu äge ise esiteks vaadata, teiseks äge ise teha. Näiteks teiste sisuloojatega koostöö on väga lahe. Seega me tegime nüüd eelmisel 2 talvel oleme teinud siukest seeriat, kus me siis käime erinevate Eesti tuntud inimestega talisupplemas. Meil on nagu ülitore uusi tutvuseid saada, rääkida ja see nagu kõik filmimise protsess on juba väga lahe, aga samamoodi see on ka väga lahe minu meelest vaadata, kuidas siis erinevad tuntud inimesed justkui siukest väga ürgset asja teevad ja üsna nii-öelda võib-olla sõna otseses mõttes paljalt on. Selles mõttes jah. Aga ma täpsustan, et paljalt selles mõttes, et nagu tihti peale sotsiaalmeedias või kuskilt mujalt on siuke nagu vahepeal filter ees, aga
aga meil selle talisõplusega oli see, et nagu siuke filter kaob ära, kuna see on nii justkui ekstreemne asi, mida teha. Mitte siis nagu päriselt ilma riieteta. Aga selles minnakse ka nagu ujumisriietega vette. Aga jah, me proovime leida sellist, et me nagu filmime videoid, mis meile endale väga meeldivad, aga millel on ka potentsiaal väga paljudele inimestele meeldida. Et kuna meil on siiski meie väärtus, no tegelikult meie väärtus ei ole sellest, et kui palju meid vaadatakse, aga seal on siiski see, et kurb on ikkagi, kui video, mida oli hästi tore teha, millele ei lähe nagu hästi. Võib-olla millesse me oleme nagu panustanud ja mis me oleme nagu millesse me oleme nagu investeerinud aega ja raha siis ja kui sellele ei lähe hästi, siis oleks aga ma ütleks, et enamjaolt nagu need, mida me teeme sükse suure tuhinaga, need ka tihti on need kõige populaarsemad. Jah, tegelikult küll, jah. Aga see nišš just nimelt, et see, et läheks peale ja blow up'iks, et nii palju, kui ma olen vaadanud, siis on hästi sükene nagu, ma ei tea, ameerikalik või Mr. Beastilik suund, et kas te olete nagu vaadanud ja seda eeskuju ka võtnud, et üritada seda Eestis laiemalt levitada meie publikuni? Ma ütleks, et me kindlasti oleme nende strateegiatest väga palju proovinud õppida. Näiteks hästi tähtis meie meelest YouTube video puhul on, mida me oleme nüüd siin hiljuti rohkem õppinud, et kui me YouTube'i kanalit vaadata, siis see nagu muutus on niimoodi üsna vaikselt toimunud, kus meil on hästi tähtis video kontsept. Et me loome justkui mingisuguse raamistiku, mille sees me nüüd hakkame justkui mingisugust nii-öelda missiooni tegema või siis... Sest lihtsalt vlogidega on väga raske teha võib-olla sellist, wow, see on nii äge, sellest sisu. Aga seda on ka väga raske minu meelest seedida ja aru saada, et mis seal on, et nagu ma tegin täna hommikul kohvi ja see on siuke, et seda on nagu võib-olla raske seedida, aga kui see, et 5 eurot versus 500 eurot metsas ellujäämine, siis sa saad nagu kohe aru, mis seal on ja samas see lisab meile väga sükse ägeda raamistiku, kus sees sisu luua, et lõpuks siis meil on nagu ka sisuloojana hästi lihtne minu meelest luua sisu. Just mõtlesingi, et see, kui ideena tundub nagu nii lollikindel, et vaatajal ei teki kordagi kahtlust, et millest seal videos räägitakse või mida ma vaatan. Et väga lihtne formaat ja minnakse kohe asja juurde, nagu ka Mr. Beasti videotes, et kas see on siis tänapäeva nagu üks põhi selliseid, kuidas öelda, formaate siis või et mida siis noored nii-öelda seedivad kõige paremini. Aga see on ka telekanalitest tulnud, kui sa lähed vaatama saadet 2 kanget, siis sa tead, et on 2 kanget, kes reisivad kuskil. Kui sa lähed kuulama podcasti rahast, sa tead, et nad räägivad rahast. Et see on selles mõttes lihtsalt YouTube on justkui nagu telekanal ja lihtsalt, kus on väga palju erinevaid justkui kanaleid ja erinevaid tegijaid, kes pole võib-olla professionaalid, ei ole õppinud seda. Ja tihtipeale inimesed tahavad ka olla kindlad selles, mida nad vaatavad, et kui saavad ka Netflixi, siis sa tegelikult vaatad mingile asjale peale ja siis sa mõtled, kas ma tahan täna näiteks seda Wednesday sarja vaadata või ma tahan vaadata ka Riibimere pürata ja sa juba tead, mida kas sulle meeldiks asi ja kui sa vaatad nii-öelda väga lihtsat kontsepti, näiteks, et viimane sisulööja, kes metsast lahkub, võidab 1000 eurot, siis sa saad juba teha oma selle otsuse, kas sulle see meeldib või mitte. Aga kui me teeme väga umbmäärase näiteks video... Proovime sisulootega metsas ellu jääda. See nagu on nii umbmäärane. Ta võib olla sama asi, aga kui me paneks lihtsalt juba selle teise pealkirja, siis ta ei tundu üldse, et me võime seal videos öelda, ja see, kes viimast tegelikult lahkub, võidab ka 1000 eurot, aga kui sa... Või siis see on mingi võistlus, aga jah, minu meelest... Et seal on see raamistik, see struktuur, mis annab vaatajale turvatunde, et ta teab, mis tuleb. Sest... Ja minu meelest see ei ole isegi mingisugune uus meta või uus strateegia, vaid see on olnud juba kogu aeg niimoodi ja see ongi loogiline, et inimestel meeldib vaadata seda, milles nad saavad kindlad olla, samamoodi osta tooteid, milles nad kindlad on. Lugeda artikleid, mille pealkirjas on öeldud, millest see umbes räägib, et ma ei loeks, ma arvan, raamatut ilma selle lühitutvustuseta, nagu lihtsalt ei võta suvalist raamatut, sest aeg on väärtuslik ja ka pea ei ole prügikast, sa ei taha nagu igat asja aga YouTube'is tarbida.
Youtube'is paljuski on pealkirjas taga ikkagi clickbait ja see clickbait ongi see, mis tundub, et ongi kõige arusaadavam ja ongi suund, et teie paratamatult ka vist kasutate seda. Selles mõttes ma ütleks, tahaks vastata sellele. Minul on üks väga minu arust on see, et clickbait on suur asi, aga seal YouTube'is ei ole mitte tähtis, kas inimene vaid klikib, vaid see ka, et ta vaatab videot. Ja seal on see, et kui sa esimese minuti või ma ei tea, esimese 10 sekundiga ei tõesta ära, et see, mille jaoks sa siia ta kutsusid, seda ta päriselt saab ka, siis vaataja läheb ära ja. Ja kui just keegi ei ole su nagu tõesti suur fänn, siis jah. Siis, aga mis ma just mõtlesin, et nagu clickbait vanasti oli tõesti YouTube'i seal 2016 ja varem pandigi mingisugune ülihaige nii-öelda lubadus sinna kohe ette ja siis kõik klikkisidki ja siis algoritme tegigi päris palju selliseid videoid viraalseks, aga minu meelest tänapäeval see enam ei toimi, et ma võin panna titliks, et ma andsin igale Eesti inimesele ühe Xbox 5 näiteks. Ja kui inimene läheb sinna peale ja vaatab, et see ei ole see, mida ta tahab vaadata, siis ju ta ei vaata edasi. Ja siis YouTube näeb, et aha, see tegelikult see ei olnud, see oli clickbait nii-öelda. Et ma ei ütleks, et see on nagu clickbait, sest et me lubame midagi ja siis teeme endast parima, et seda täita. Või no me täidamegi, selles meil on nagu hästi, näiteks kui me tegime video Eesti erilisematest Airbnb-dest, siis näiteks see thumbnailil oligi Mihkel, üks väga eriline Airbnb ja siis esimesel sekundil juba ta oli selle Airbnb ees ja siis me andsime inimesele kinnitust. Et seal YouTube'is ja sotsiaalmeedias on hästi see, et sa pead nagu kinnitama ja justkui oma väärtust tõestama või tõestama seda, et see on väärt vaataja aega. Ja tõestama seda, et see on hea asi ja see on väärt vaataja aega. Aga kas see, mis te olete teinud siis aasta-kahega eriti, on siis vaatajate tagasiside andnud rohkem positiivset? Kas te olete saanud seda positiivset tagasisidet siis? Et kas vaatajatele on nagu rohkem nii-öelda meeldib, kui me oleme hakanud rohkem kontsepti? Jah, on küll. See on vaatamistes on see päris suur vahe. Et üks video, kus me näiteks tegime lihtne kontsept, et me kolisime uude koju, sai ütleme, ma ei tea, mis ta seal sai isegi, aga jäi kuskile 10 000 või alla selle, aga samas video, et viimane sisulöö, kes metsast lahkub, võidab 1000 eurot, sai mingi 150 000 vaatamist, et see on ikkagi kordades suurem ja minu meelest see isegi ei ole see, et see sisuloojate, viimane sisulöö, kes metsast lahkub, võidab 1000 eurot, sinna läks ka loomulikult 1000 kordi rohkem aega. Aga muud siuksed väga lihtsad videod on tähtis see kontsept. Jah, et ka väga ma nõustun sinuga, Mihkel. Mille põhjal see sisuvalik põhiliselt on? Kas ikkagi teie ideed või teete ka Q&A'd vahepeal? Ütleme nii, me teeme Q&A'd, et mida keegi näha tahaks, aga tihtipeale vaata, et võib-olla ise ka ei tea, mida nad näha tahavad, aga siis kui nad näevad seda, siis on okei, ma tahan seda näha. Et ma arvan, et seal näiteks KFC selle Free Refilli video juurde tagasi tulles, siis see on selline mõte, mis ma arvan väga paljudel on, kui nad on käinud mingis sellises söögikoos, kus sa saad tasuta täita midagi, et mis siis, kui ma nagu täidaks hästi palju? See on nagu video, mida nad ei teadnud, et nad vajavad. Nad ei teadnud, et nad tahavad seda näha. Või sellele vastust lihtsalt. Või siis me tegime ühe shortsiga, kus Mihkel proovis ületada kiirust, aga joostes. Et on need märgid, mis näitavad, et sa ületad kiirust nagu tänavatel ja siis Mihkel proovis joosta nii kiiresti, et sa läheb punaseks ja ütleb ära kiirusta. No see oli reaalselt see, et ma olengi oma täitsa tavalisel jooksul, siis ma vaatan, see läks nüüd minu kiirust mõõtma ja siis ma mõtlen, et huvitav, kas ma saaksin 30-ni. Siis ma läksin kiirelt koju, võtsin tripodi, panin püsti, proovisin paar korda teha, ei tulnud välja, läksin koju, monteerisin selle ära, 100 000 vaatamist. Aga see on nüüd väga huvitav, väga kindel kontsept. Vaataja saab kohe aru, mis see on ja ta tahaks ka tegelikult sellele vastust teada. Samamoodi nagu mina tegelikult naturaalselt lihtsalt tahtsin vastust sellele. Jah, sest ongi nagu asjad, mis meid väga nagu huvitaks, mis on sellised huvitavad mõtted, siis
need on need, mis võib-olla väga paljusid veel huvitavad ja millele me tahame vastust teada, siis ma arvan, et väga potentsiaalselt on palju inimesi, kes tahavad sellele vastust teada, et näiteks kui tekib küsimus, et kuidas Kris poiss metsas hakkama sai, siis ma arvan, väga paljud tahavad vastust sellele teada, et kuidas ta metsas surviviks, samamoodi näiteks Hensugustaga, samamoodi näiteks Gerhardi või Aleksiga. Kõige parem ja siis on kõik need võrdlusmomendid ja nii edasi. Jah, et minu meelest siin on ka see, et nagu samamoodi nagu inimesed ei küsinud Steve Jobsilt, et palun tee iPod, vaata. Siin oli see, et Steve Jobs mõtles, et vau, see oleks äge asi. See oleks revolutsiooniline asi, mida inimpõlvkond vajaks. Steve Jobs isegi oma filmis ütles, et inimesed tihtipeale ei tea, mida nad tahavad. Ja mitte, et meie vaatajad ei tea, mida nad tahavad. Ma arvan, me oleme oma vaatajatelt saanud tegelikult väga huvitavaid ideid, aga millest meil on tulnud selline nagu mõtteprotsess, et see oleks äge, aga pigem millega ma kasutame nii-öelda kuidas me testime mingeid ägedaid ideid on see, et me küsimegi, näiteks ütled oma sõbrale, et me teeme sellist videot. Ja kui neil tekib mingeid küsimusi või see on neile intrigeeriv, siis see arvatavasti on intrigeeriv ja tekitab küsimusi päris paljudel. Kas meie kliimas on väga palju vaja kattida ideedest, et mida ei saa näiteks talvel teha, et mida muidu teeks võib-olla pikema projektina, ma mõtlen siin 3-4 kuuselt. Pigem talv annab juurde just. Meil on ju kaasa arvatud teie talisupplemisvideod. Ja pimedus on asi, mis on jama, et kui me mõtleme kas või sellele metsavideole, kus siis, et viimane sisulooja, kes metsas lahkub, võidab 1000 eurot, siis seda oleks mega äge teha talvel. Aga talvel on suur probleem see, et väga raske on filmida, kuna pime on. Et kui meil oleks ma ei tea, valge kogu aeg, siis oleks väga tore sellise asju filmida talvel, et pimedus on peamine asi, peamine see on ka jällegi rahaga lahendatav, aga jah, seda võib-olla praegu ei ole, et võib-olla järgmisel talvel leiab kuskilt selle, sest et siin on, ma näen, et talvel niisugust asja teha on ju esiteks vaja produktsioonitiimile mingit sooja kohta, kus olla. See lisab nii palju asju. Kõik see akude vahetamine, akud, jah. Kõik on nagu hästi palju raskem, sul on kogu aeg vaja valguseid kuskile. No siis on kindlasti ka inimest vaja, et nüüd selles metsavideos, mis me filmisime, oli see, et meil oli oma meedkit olemas, me olime nagu ise ennast veelgi paremini kurssi viinud, et mida teha, kui keegi endale kirvega näiteks, ma ei tea, kätte lõikab või jalga või keegi ennast põletab, ala jahtub, kõiki selliseid asju uurisime ja me teadsime, mida teha. On neid väga palju hullemad, seega siin ongi lihtsalt see on hästi palju raskem ellu viia, aga samas siin on väga palju ka muid konsepte, mida tänu talvele saab teha, näiteks talisupplemine. Jah. Võtame need metsavideod näiteks, kui suur pidi meeskond olema, et kindlasti mitu operaatorit on ju, valgus, kui palju inimesel teil oli kaasatud produktsiooni? Selle video puhul meil on selline mõte, mida me alati järgime, on see, et kui idee on piisavalt hea, siis ei pea olema produktsioon väga hea, aga et see toimiks. Aga kui idee on selline keskpärane või alla keskmise, siis sul on vaja väga kõrget produktsiooni, editit ja kõike. Siis sul ei ole vahet, kui hea su produktsioon on ja kui hea su heli on ja kui hea su montaaž on, sest et juba kui idee on kehva, siis inimesi ei huvita see nii või? No selles sa saad teha sellise kehva nagu footage'iga väga nagu okeiks, ütleme nii. Ma mõtlen kehva idee. Kehva idee. Ja. Et kui sul on näiteks, et no ma ei tea. No igatahes, aga siis metsavideo puhul oli see, et kuna me investeerisime ja rahastasime seda täielikult oma säästudes, siis meil oli lagi ees, kuhu me võisime nagu minna. Ja oligi see, et me proovisime saada võimalikult väheste nagu vahenditega hakkama ja meil oligi tegelikult meie filmisime, siis oli üks kaameramees veel, siis oli tehniliselt kaks, siis sõber Silver käis aitamas. Tõi meile kogu aeg neid akupanku juurde ja vahetas ja käis kodus laadimas. Ja tegelikult küll, et meil oli üks kaameramees, siis üks inimene, kes aitas kõigega, et tegi vahepeal süüa. Ja asi, mis tegelikult on väga tähtis. See kõlab nagu filmivõtetel on ikkagi tagavara tegelased ju. Ja. Aga jah, tegelikult tiim ei olnud suur. Tiim ei olnud suur ja selles mõttes seda on ka näha suuresti kvaliteedist tegelikult, et vahepeal ta ongi hästi rappuv ja vahepeal ta on hästi toores. Ja vahepeal heli on kehva ja nii edasi, aga siin oligi see, et
We'll fix it in post. Et kuna see idee Carries oli äge ja kuna need karakterid, kes seal osalised, olid nagu nii ägedad ja nende vahel toimusid nii ägedad lood, erinevad draamad, siis ta töötas hästi. Kas te sihite ka välisaudientsi kunagi? Praegu teie nimi ütleb Gossip Est, et nagu just kui Eesti põhine, aga olete mõelnud kaugemale ka? Võib-olla paari aasta pärast, aga praegu meil on siin Eestis veel suuremad plaanid ja projektid, kui midagi siin on kunagi tehtud. Tore on pakkuda oma Eesti inimestele Eesti asja ja eriti, kus meid on vähe ja kus kultuur ja kõik see ja keel vaikselt just kui on nagu hääbumas, siis eriti tähtis minu arust on, et meil on sellist Eesti popkultuuri. Et ma just nägin mingit TikToki ka, et keegi rääkis, et kui tähtis on see, et meil on küll vulgaarsed, aga Eesti räpparid, kes räpivad eesti keeles. Et see, et Eesti noored laulavad kaasa Eesti laule, siis ta on ju väga tähtis. Et ei ole väga lihtne oleks võtta lihtsalt mingi Drake'i laule, mingi inglise keeles nagu kaasa mõmmiseda, aga see, et meil on see eesti-keelne popkultuur, see on väga tähtis minu arust. Isegi kui meil on vulgaarsed sõna nagu valge tüdruk esitab. Ja, isegi siis, kui meil on valge tüdruk, siis minu arust see on parem kui see, et meil on, ma ei tea, kuulatakse valge tüdruku võrra rohkem mingit USA-artisti. Mulle ka hästi meeldib see. See on ikka täiesti teine tunne, kui eestlased vaatavad seda, siis see on kohe siuke nagu, et paum enda rahvale. Aga kui välismaalane, siis on nagu okei. Ta on nagu palju suurem side, et just kui välismaalaselt, sa ei näe seda hinge läbi, aga eestlane on ikka oma. No ma tean, miksed eestlased on nagu ma olen hästi paljusid kohanud, aga hästi paljusid olen kohanud. Eesti on väike, nagu öeldakse, ja küla teab küla. aga samas nagu mingi itaallastele teha, siis on nagu, ma kuidagi ei saa relate'ida juba vaatajaga. Ma ei tea, mis neid huvitab, kuidas mis, aga ma tean meie enda rahvast. See ajalooline taust ja kõik ikkagi annab palju juurde, et me oleme ikkagi nagu üks rahvas ja ma arvan, et selline patriootlikkus on väga tähtis, isegi kui me kasutame päris palju estonglishit ja ma ei ütleks, et meil videotes võib-olla eestikeelne sõnavara kõige laiem on, kuna me lihtsalt tarbime isegi nii palju ingliskeelset sisu, sest kahjuks eesti keeles me ei saa õppida, et kuidas olla võib-olla paremini kaamerat kasutada. Ma kindlasti mingit sellist sisu on, aga neid eksperte leiab välismaalt rohkem, kelle pealt selliseid YouTube'i teadmiseid õppida. Aga siiski, ma arvan, see eestikeelne sisu see on väga tähtis. Plus meil on, ma tunnen, et natuke erinevad isiksused, kui me teeme ingliskeelses versus eesti keeles, sest me tegelikult alustasime ingliskeeles, aga siis oligi hästi palju raskem oli ka luua seda sisu ja olla autentne, sest et kuidagi lõi sisse siuke nagu oleks järgmine Ameerika suvaline influencer. Hey, what's up guys, this is whatever. Ja, et jätkad sama rada nagu või võtad üle. Jah, sest et me oleme hästi palju Ameerika seda sisu näinud ja siis lihtne on see just ongi see, et see on see, kuidas on tehtud, aga Eestis on hästi palju seda just kui loomist rohkem. Ning kindlasti see, mis ütlesid ka, et isiksus on teine, kui keel vahetub, et isegi kui me inglise keelt valdame päris hästi, siis ikkagi isiksus on teine. Ja estonglish on ka see, mis käib Gen Z-ga kaasas ja samamoodi teiega, ma usun ikka. Proovin vähendada, selles mõttes, ikkagi ütleme nii, et see võtab professionaalsust hästi ära, kui oledki näiteks potentsiaalse koostööpartneriga kõnes, räägite ägedast projektist, siis ta võtab sellist professionaalsust ära, kui sa ei oska ennast väljendada ilusti eesti keeles. Kuulge, mis te vabal ajal muidu teete, et kindlasti kõike ja kaamera ja kaadrite sisse? See on naljakas küsimus täna just, me just kolisime ja siis meie värska toakaaslane küsis, et kui palju te üldse mingid vaba aja tegevusi teete, siis ma küsisin, et mis mõttes, nagu täite loomaias või ronimas, et me teeme küll mingeid selliseid toredaid asju, aga kuna meie töö vahepeal, ka videote loomine on nii tihti nii seiklusrohke, et kui me käisimegi Airbnb-sid tuuritama, siis me sõitsimegi mööda Eestit, et kuigi ta ei olnud muidugi puhkus selles mõttes, me filmisime, mõtlesime, genereerisime, kuidas see lugu oleks huvitav ja äge.
aga siiski ta on nii selline mitmekülgne, et pigem vabal ajal ma tahakski võimalikult nagu rahulikult olla, et rahulikult oma perega, sõpradega mängida Katari. Olen hästi palju trenni teeme. Viimasel ajal on hästi kiire olnud, aga ei ole saanud palju trenni teha, aga see on alati see, et ma ikkagi tahaks mingi 3-4 korda nädalas teha trenni. Kas see trenn on jõusaal kalisteenik? Käime MyFitnessis. Ja siis seal on veel eriti mõnus, et on saun. Nii et peale trenni sauna ja siis võtan külma duši ja siis see on see perfektne puhkus minu jaoks. Ja see info, et te kolisite just, kas teil on kodus ka saun? On küll. Ja eile tegin üks sauna. Et seal on see, et jah, trenn, et kui me teeme mingid äged vaba tegevust, suvel käisime padelit mängimas, et ongi mingi selline liikuv tegevus, näiteks kas lähme kuskile jalutama, suvel käisime päris palju jooksmas, et ta on selline tore tegevus, millega saab ennast liigutada, aju puhata ja eriti tore ongi näiteks, padel on äge. Seda, sest sa saad selle sotsiaalse aspekti lisada, et mulle hästi meeldivad tegevused, kus sa saad teiste inimestega koos teha midagi aktiivset. Aga sündmustest või muusikasündmustest seast oli ka väga palju välisartiste ja kui ka kohalikke. Kui palju te nendel käite? AC/DC kontserdil käisime. Sellega. Ja. Ise ei ostaks pileteid, aga sest me oleme hästi kitsid selles mõttes, kui me ei õigusta seda piisavalt ära, siis me ei osta üldse uusi asju või nagu meil väga kitsid olema oma rahaasjadega. Mul ei ole mingit probleemi osta endale uus näiteks kirjutuslaud, kus ma saan paremini monteerida või siis parem tripod, millega on nagu efektiivsem filmida või siis paremad mikrofonid, millega vaatajad meid paremini kuulevad või väike filterkaamera ette AliExpressist tellida, aga kaamerale, et oleks pilt nagu natuke ilusam. Aga kohe, kui on midagi personaalselt vaja osta, siis ma mõtlen, et riided ei osta. Pole vist aastaid riideid ostnud. Ei ma peal sokke ainult, sest need kuluvad. Ainukesed põhjused, kus ma olen ostnud riideid, on see, et näiteks kui me läksime kuskile telesaatesse ja siis mul oli vaja mingit sellist kenat outfiti ja kuna Deflori ei tohtinud üldse rohelist kanda ja mul enamus riided olid rohelised, siis ma pidin ostma endale punase kampsuni, et see oli nagu asi, mida me nagu ostame, aga kuhu ma jõun, et AC/DC kontserdil mul ema leid piletid üle ja siis me käisime. Okei, et siis andsid üle. Jah, et need jäid üle ja väga-väga äge oli selles mõttes, aga ikkagi ma ikka kulutaks. Raha on nagu nii tähtis. Võibolla räägiks sellest filosoofiast kiirelt, et minu meelest raha on hästi huvitav asi, et justkui kui mul on hästi tähtis teha nagu oma asju, teha seda Cozypi asja ja mida rohkem ma kulutan raha mingisugustele enda heaks, siis seda vähem aega mul on justkui teha Cozypi asju, sest et seda rohkem ma pean kuidagi kõrvalt seda raha teenima. Seega me hästi mõtleme, või ma räägin enda eest, siis on parem, aga ma hästi mõtlen, mis on päriselt mulle nagu väärtustoov. Ja tihti on see kas siis mitte kulutamine või siis investeerimine. Sest on 2 viisi, kuidas sa saad olla edukas. Kas see, et sa justkui ohverdad rohkem või see, et sa tahad vähem. Ja kuna minu jaoks on ka see, et me saame ise teha oma valikuid, me oleme ise enda bossid, me teeme tegelikult unistuste tööd. See on selline lapsepõlve unistus oli täielikult olla sisulooja. Ma kasvasin ka ju, ikkagi olin selline pre-teen eas, kui olid kõik need Greatly ja Eesti YouTube'i justkui selleaegne hiilgeaeg, siis see oli täiesti unistus teha seda, mis me praegu teeme ja sisemine laps on väga õnnelik. Siis kui Marti Hallik ja Maria Rannaväli lõid. Ja täpselt sellel ajal 2016, et nüüd on nii naljakas, et paljud meie jälgijad alles sündisid siis. Mitte paljud, aga osad ikkagi. Mingi osa ikka 3. või 4. Ma ei tea täpselt, kui paljud, selles mõttes me teeme hästi sellist kogu pere sisu, et meid vaatab ka palju keskealisi meie vanuseid, aga kui ma teen videot, siis mina tean, kuidas ma 21-aastasena mõtlen, aga ma ei tea, kuidas tänapäevane võib-olla 10-aastane mõtleb, et jah. Aga igatahes jah, ma parema meelega teen seda, mida ma praegu teen ja tahan vähem mingeid asju, mida mul nagu nii väga vaja ei oleks. Et ma ei mäleta, millele ma viimati endale
mingi asja ostin, nagu lihtsalt nagu kui kulutusi vähendada, siis ei ostagi väga palju asju ja nagu nii mõnus on. Ei ole nagu seda tunnet, on ka midagi vaja, sest riidid me tegelikult küll ostame, me oleme palju pusasid ostnud, aga lihtsalt enda pusasid. Just tahtsin ka öelda, et brändiriided siis, aga kui jutt käib mingi H&M ja muu välismaketi riietest, siis teed on täiesti tagaplaanil, pigem. Kui siis osta mingeid selliseid riided, mis vähemalt nagu mingi 4 aastat kestaksid ja mida ma saaksin 4 aastat, et aina rohkem pigem investeerikski, mida ma tahaks uut vööd näiteks, aga sellist, mida ma nagu terve elu kasutaksin. Et asjadesse, mida kasutad nagu pikaajaliselt, sest meie suurim üks pet peeve on see, kui asjad lähevad katki ja me oleme ebakvaliteetselt nagu asjad ostnud. Ja see on nii nagu nõmme, sest ma tahaks kasutada asju aastaid. Näiteks üks akupank ostsin, valisingi, mis on kõige parem akupank. Ostsin selle ja ma olen nii rahul. Ma tunnen, et me seda järgmised 10 aastat kasutamegi ja sellised ma tahangi asju. Et võimalikult vähe asju osta. Ja neid kasutada pikalt, kui osta siis. Kui me mõtleme noortele, kes tahavad teid jäljendada tulevikus, tahavad ka põhimõtteliselt kuulsaks saada, siis mis on see alguspunkt, mida teie soovitate või millised on need kriteeriumid? Kuidas kuulsaks saada? No seal on see, et miks, et ma mõtlen, kui tahta lihtsalt kõmu teha ja olla ajakirjanduse lemmik gossipi tegelane, sellise kõmuline, siis on nagu, siis sa teedki lihtsalt väga võib-olla küsimus ei olnud, et kuidas sa oled see drama queen, aga seal on nagu erinevat moodi kuulsust. Kuidas meieks saada? Ei, küsimus ei olnud võib-olla konkreetselt teist, aga kuidas sa soovid tõlgendada, on ju? Ma arvan, et sa pead pakkuma väga palju väärtust ja seda väga pikka aega ja sa pead saama väga heaks selles, et sa pakud väärtust. Sest et miks peaks keegi vaatama midagi, mis talle väärtust ei paku. Jah, küll ma ei tea, mingi draama on ikkagi ka huvitav. See on meelelahutus. Iga asi, mida me nagu, iga kas või halb asi, mis siin maailmas müüakse või mida me tarbime või see on on kuidagi moodi väärtus. Aga meelelahutusega paratamatult tuleb ka mingid ongi konflikti ja Kardashianitega samamoodi ju, et nad on ju ka blow up ind ju, sest et nendel on ka ju draamat ja kõike seda ja draama müüb on ju. Ja see on meelelahutus, see on see hetk, kus sa saad nagu põgeneda oma tavamaailmast ja laskuda kellegi teiste probleemidesse, sest see on ju palju lihtsam lahata kui enda probleeme. Aga ma ei tea, ma ütleks, et me ei ole väga üldse draamas olnud. Ja me ei ole. Me lihtsalt teeme nagu vaikselt oma asja. Ja ma arvan, et see ongi see, et pea maas kõnnid edasi, sammud oma mäest üles, teed oma asja ja küll see edu kunagi tuleb. Kas need väärtused, mis sa mainisid ka enne Mihkele, kas need võivad ajaga muutuda või kas sa oled näinud oma karjääri aeg ka siis, et need on nihkunud kuidagi või ikkagi on nagu mingi üldine? Jaa, ikka on muutunud. Siuke pikk lugu lühidalt. Kui ma olin gümnaasiumis, siis ma pidutasin hästi palju. Siis nagu liiga palju. Ja siis ma ükskord olen oma toas, vaatan õue ja mõtlen, et ma olen nüüd kohe olen 18, see tähendab, et ma pean olema nüüd iseseisev, see tähendab, et mul on vaja hakata raha teenima. Siis ma mõtlesin, et teen mingisuguse enda ettevõtte. Siis ma mõtlesin, et oot, aga ma olen ju lapsest peale teinud YouTube videoid ja kas Inglismaa YouTuberid mitte ei teeni päris hästi. Siis ma vaatasin lahti, et guugeldasin seda teemat. Siis vaatasin, et mingid tüübid räägivad rahast investeerimisest, mis ka mind huvitas. Ja siis teenivad sellega miljoneid ja siis ma mõtlesin, ma lähen järgmisesse klassi Teslaga nagu. Ma lihtsalt räägin natukene rahast, investeerimisest inglise keeles ja tisit. Aga siis ma sain aru, et esiteks see ei ole absoluutselt nii lihtne, ma võisin neid videoid teha, aga ega keegi neid ei vaadanud. Siis ma vaatasin. Said ma sõber. Sõber ja toetus. aga siis aina rohkem
vähem oli see rahast ja aina rohkem mingi aeg oli siis, et teha ägedaid asju, lihtsalt, et ise nagu ägedaid vahvaid asju teha ja siis juhtus üldse see, et ma tahtsin endasuguste toredate inimestega teha ägedaid asju ja see, mis sealt nagu lõpuks tuleb, mul on suures pildis suva, see võib-olla lihtsalt tähendab seda, et ma saan veel ägedamaid asju teha. Näiteks lõpuks, kui me sisulooma asi hakkas vaikselt minema, me kogusime natukene raha, siis kõik raha läkski selle metsavideo produtseerimisse. Ja see tähendas seda, et me saime üliägedate inimestega ägedat projekti teha. Ja ma arvan, et nüüd me kolime kokku jälle sisuloojatega. Nüüd see tähendab seda, et ma saan igapäevaselt ägedate inimestega ägedaid asju teha. Et see ongi nagu see. Ja eriti hea on see, et mulle meeldib see, mis me teeme ja ma tunnen, et meie justkui see toode ehk siis sisu, ma olen sellega nagu nii rahul. Et ma nagu tunnen, et see on nagu reaalne väärtus ühiskonnas ja see mõtted, mis me videotega kaasa paneme, et näiteks tee rohkem trenni, järgi oma südant, toitu tervislikumalt, mine oma unistuste järgi ja kõik see, ma tunnen, et see on nagu ka sükene väike missioonitunne. Ma tõesti saan selles mõttes nõustuda selle viimase poolega, et mina ei hakanud tegema YouTube'i sellepärast, et raha YouTuberid, vaid Mihkel nagu ma teadsin kogu elu, et ma tahaks ettevõtlust teha, sest juba lapsena ma ei tea, korjasin vanaema juures õunu ja siis tee kõrval müüsin neid või meisterdasin ehteid ja müüsin neid. Mul nagu on alati see, et ma tahan midagi pakkuda, mingit sellist ettevõtet teha. Ja siis oli see, et ma tegin ka lapsena videoid ja mul alati oli see eripool, siis mulle meeldis videoid teha ja mul oli alati see nagu maailma muutmisteema, et mul vahepeal hästi tugevalt oli kliimaaktivist ja korraldasin Rakveres kliimastreike, et see oli selline osa mu elus. Mul oli nagu vaja mingit sellist fookust, kuhu panna oma energiat, mis ma tunnen, et teeks maailmat paremaks. Ja praegu see sisuloome tegelikult ühildab kõik need kolm, sellepärast, et ma tunnen, et kui me saame nagu kasvõi paari noore elu teha paremaks läbi selle, et nad võib-olla käivad rohkem trennis, võib-olla toituvad mitmekesisemalt, võib-olla veedavad päris elus rohkem oma sõpradega aega. Ja ma sellele viimasel... Mul on väga tähtis mõte pooleli. siis see... Toosa näide ka vaata. Ja. Siis see ongi minu jaoks, ma tahan nagu teha inimeste elu paremaks ja see minu nagu eesmärk on täidetud. Ja üks hetk, üks ema kirjutas, et ta poeg, ma arvan, et ta oli äkki mingi 10-11, et ema on alati muidu olnud, et lähme teeme metsas lõket või lähme käime looduses, poeg on, ma ei tea, ma ei viitsi. Ja siis ta vaatas meie metsavideo seere läbi, järgmise metsavideo, sellise metsateemalise video, mis me tegime. Ja siis ise ütles, et kuule, lähme metsa ja ka sellest aina rohkem huvi tundma. Ja minu jaoks nagu selliseid lugusid lugedes, kus ongi laps, kes tahab rohkem oma perega metsas käia, sest see on see, mis lõpuks nagu õnnelikuks teeb. See on see, mis sulle hea lapsepõlve annab. Mitte see, et ma ei tea, et koolis saad 5 või saad 2, no tegelikult täiesti sova. Nagu loeb... Kui need 2 tulevad iga nädalaselt. Aga lõpuks loeb see nagu, et sa... Lähed ja proovid elada, tegutseda oma sõpradega mingi missioon, ehitame onni, lähme teeme... lõket, lähme püüame kala, on ju. Ja see on see, mida mu vend teeb, ma olen nii õnnelik, käivadki poistega reaalselt, lähevad, püüavad kala ja siis teevad lõket ja käivad ujumas ja nagu nii äge. See on, ma näen, et selline peakski lapsepõlve olema. Hästi südamlik lõpp ja väga hea paralleel tuua, et kuidas lõpuks siis ühendada nagu selle toote ehk siis nagu sisu toomist, et kui ühel näiteks Mihklil oli siis välismaa eeskuju on ju, et siis Maia, sa tundsid rohkem, kui sa olid aktiivist, aga mis lõpuks ühendab ära ikkagi see, et teil on ühine missioon ja kui ma õigesti mõtlen, siis see oli see, mis teid ka ühes mõttes kokku tõi. Meil oli see, et me nagu kohtusime gümnaasiumis varem ja see oli pigem nagu selline teine asi, et esimesena ikkagi tuli see, et me Mihkliga lihtsalt saime väga hästi läbi. Ja... Aga loomulikult see, et meie nagu väärtused klapivad ja et me tahame samat asja ja me sõuame samas suunas, siis see on ikkagi väga tähtis.
ta väga tahtis sest et kui üks tahaks siin ainult klotsi tasku lükata ja teine tahaks maailma muuta, siis ega me kuskile ei jõuaks. jah, siis teeksime üksi seda. Siis see doomino ei kukuks, doominoefekt ei jätkuks, siis ütleme niimoodi. Just nii. Kuulge, aitäh saatesse tulemast. Aitäh kutsumast. Väga meeldiv ja huvitav vestlus teiega. Gossip. Gossip, jah. Aitäh. See oli Noored ei viitsi vaikida, järjekordne episood. Mina olin saatejuht Joonas Martin Avram ja näeme juba järgmises episoodis. Tšau.